Selguse huvides olgu siis veel kord öeldud, et hakkame menetlema Riigikogu otsuse eelnõu, mis kannab pealkirja "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni denonsseerimine". Jutt käib siis konventsioonist, mida tuntakse ka Istanbuli konventsiooni nime all. Ja põhjusi, miks me teeme ettepaneku sellest konventsioonist välja astuda, on väga lihtsustatult öeldes kaks. Esiteks on põhjus selles, et tegemist on konventsiooniga, mis toimib täiesti varjamatult ja ilmselgelt ideoloogilise instrumendina. Ehk see on suunatud konkreetse ühiskonna ideoloogiliste hoiakute, tõekspidamiste, veendumuste ümberkujundamisele, mis ei ole meile vastuvõetav. Ja teine aspekt seisneb selles, et reaalselt ei ole seda konventsiooni tarvis, et tagada naiste kaitse vägivalla eest. Ma mõlemat aspekti siis selgitan veidikene lähemalt. Nüüd ma toon teile mõned näited, mis vastuvaidlematult lükkavad ümber, et tegemist on just nimelt ideoloogilise instrumendiga. Ma tean, et avalikus arutelus on mitmed seda eitanud või ilmselt eitavad siiani, et näidata nii-öelda loosunglikult oma ideoloogilist õigeusklikkust. Aga palun, ma toon teile näited ja eks siis vaielge vastu, kui soovite. Alustame artiklist 3, kus määratletakse siis sugupool mitte bioloogilise kategooriana, vaid sotsiaalselt konstrueeritud rollide, käitumiste ja omaduste kogumina. See tähendab, et konventsiooniga liituvad riigid peaksid omaks võtma sotsiaalse soo mõiste, mis on radikaalse sooideoloogia ja transsoolisuse ideoloogia keskne postulaat. Ehk kui me lähtume sellisest tavapärasest tervemõistuslikust arusaamisest, mis on olnud meie kultuuris elementaarne, nii kaua kui meie kultuur on üleüldse eksisteerinud, siis sugupoolteks on meessugupool ja naissugupool. Väga lihtne. Aga siin siis konventsioon ütleb, nagu ma juba ütlesin, et tegemist on hoopis sotsiaalselt konstrueeritud rollide, käitumiste ja omaduste kogumiga. Ja see ongi siis see sooideoloogia baaspostulaat. Sest sooideoloogia ju paljuski just sellest eeldusest lähtubki, et sugu ei ole mitte bioloogiliselt määratletud ja muutumatu, vaid sotsiaalselt konstrueeritud ja sellisena muudetav isikuomadus. Ehk siis teisisõnu, naiseks mitte ainult ei sünnita või meheks, vaid siis ka kõik naised võivad saada meesteks, kui nad seda soovivad, ja kõik mehed võivad saada naisteks, kui nad seda soovivad, ja ennast sellisel viisil määratlevad. Ja ma mõtlesin selle raamistiku kontekstis väidete peale, mida esitas vahetult enne minu pulti tulemist kolleeg Riina Sikkut, et nad tegid siis ettepaneku soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmiseks, ma ei mäleta täpselt, mis paragrahv, mis lõige, aga sellisel viisil, et erinevate otsustuskogudesse siis peaks kuuluma ka naised. Et mitte võimaluse korral peaksid kuuluma sinna mõlema nii meeste kui naiste esindajad, vaid lihtsalt võtame selle võimaluse korral ära, vaid peab. Kolleeg Marek Reinaas naerab sellepärast, et Riina Sikkut mainis ka ERR-i nõukogu, kuhu me mõlemad kuulume. Eks tõepoolest, praegusel hetkel on seal 10 meest. Mina jäin ERR-i nõukoguga seonduvalt mõtlema, lähtudes sellest samast sooideoloogilisest postulaadist, et tegelikult piisaks ju sellest, kui näiteks meie kahekesi ütleme, et aga me määratleme ennast praegu naistena. Ja ongi küsimus lahendatud. Näete, nüüd on juba 2 naist ka ERR-i nõukogus. Et täpselt nii mõistuse vastane see sotsiaalse soo mõiste ju tegelikult ongi. Ja ma oleksin kolleeg Riina Sikkutil kohe küsinud, et kas see on tema jaoks vastuvõetav lahendus. Ta ühelt poolt pooldab ju seda sotsiaalse soo määratlust, et sugu on ikkagi sõltuv siis sellest, kuidas keegi ennast määratleb, et kui näiteks kohaliku omavalitsuse mingist otsustuskogust või ERR-i nõukogust teatud hulk inimesi ütlevad, aga ei, pole probleemi, määratleme ennast naistena, nagu te nõuate, kas siis on probleem lahendatud? Et kui ei ole lahendatud, siis ikkagi tuleb välja, et ta ise ka ei usu hästi sellesse sotsiaalse soo mõistesse, ütleb, et ei, peab ikkagi olema päris naised. Et siis meil ikkagi on olemas päris naised ja mingisugused tegelased, kes ainult määratlevad ennast naistena, kes siis päris naised ei ole, kas niimoodi või? Ja kui kolleeg Sikkut tuleb tagasi siia saali, siis ehk saame seda debatti siin täna täitsa pidada. Nii, aga see oli siis see artikkel 3, mis toob sisse selle radikaalse muudatuse kogu kultuuri jaoks, kogu ühiskonna jaoks, mis ütleb, et sugupoolteks ei ole mehed ja naised, vaid siis see on sotsiaalselt konstrueeritud. Lähme edasi. Samas vaimus kohustab artikkel 4 riike keelustama diskrimineerimise muu hulgas sotsiaalse soo alusel.
Mida see võiks tähendada? Ei ole raske mõista. See tähendab, et riik ei tohi keelduda mehi naistena kohtlemast, kui nad ennast naistena määratlevad. Eks, tuletame meelde seda sotsiaalse soo mõistet. Kui nüüd selle sotsiaalse soo alusel ei tohi diskrimineerida, siis riik ei tohi öelda, teha vahet, nii et on olemas päris naised ja siis need mehed, kes määratlevad ennast naistena, eks ole. Et kõik on siis võrdselt naised. Aga mõelge, mida see siis nüüd tähendab. Kui meil on näiteks poksivõistlus ja naiste poksivõistlusele või muule mingi võistluskunsti võistlusele, ma ei tea, mis on mingi MMA või mis need sellised päris füüsilised võistlused on, eks ole. Aga miks mitte ka mingisugune vähem füüsilist kontakti oma võistlus nagu tennis või ma ei tea, minu poolest tõstmine või ujumine. Eks ole, ei ole mõtet siin lõputult fantaseerida. Kui sellisel võistlusel tahab osaleda, naiste võistlusel tahab osaleda ka üks meesterahvas, kes määratleb ennast naisena. Tema ütleb, et minu sotsiaalne sugu on naine. Konventsioon kohustab keelama diskrimineerimise soolisel alusel, kohustab riike tagama, et selline diskrimineerimine oleks keelatud. Järelikult tuleb siis sellele mehele, kes määratleb ennast naisena, tagada täielik võimalus osaleda naiste spordivõistlustel, muuhulgas poksivõistlustel. Mis tähendab siis seda, et ringi astub päris naine ja mees, kes määratleb ennast naisena, ja loomulikult see mees oma füüsilisest üleolekust, mis on tavapärane, eks ole, soolisest erinevusest tuleneva, suure tõenäosusega läheb ja taob sellel naisel siis põsesarnad sodiks näiteks. Sellepärast, et loomulikult naisterahvas ei ole ennast üldjuhul võimeline kaitsma meesterahva füüsilise rünnaku eest. Palun väga, naistevastase vägivalla kaitset tagav konventsioon, eks ole. Aga näiteid võib tuua teisigi. Et kui näiteks on meesterahvas, kes määratleb ennast naisena ja ta on mõistetud süüdi isikuvastases kuriteos, mille tõttu ta on määratud ka kandma vanglakaristust kohtu poolt, siis millisesse vanglasse teda nüüd paigutada? Ja loomulikult mitte meeste vanglasse, eks ole, sellepärast, et ta määratleb ennast naisena. Ja diskrimineerimine soolisel alusel on keelatud, järelikult tuleb paigutada ta naiste vanglasse. Eriti kurioosne on see olukord muidugi siis, kui isik peab kandma karistust näiteks vägistamise eest. Ja ta bioloogiliselt polegi sugu muutnud, ainult sotsiaalselt oma sugu muutnud, tema enesemääratlusidentiteet on muudetud, nii et tal on alles ka see vägistamise instrumendiks olev suguelund. Ja tema ütleb, ei, palun, mulle olgu tagatud täielik ligipääs naiste vanglasse, sellepärast, et mina määratlen ennast naisena. Kas nüüd niimoodi te siis tagate naiste kaitset vägivalla eest? Väidan, et mitte, vastupidi. Sellisel juhul see instrument toimub hoopis naiste vastase vägivalla instrumendina. Või siis, ma ei tea, mingi pehmem näide. Meesterahvas, kes määratleb ennast naisena, tahab ligipääsu. Kolleeg Signe Riisalo vangutab pead väga innukalt, et teil tekib kindlasti võimalus oma eriarvamust väljendada, aga miks mitte kõnet pidades pärast või küsimusi esitades. Tahab ligipääsu näiteks spaasse minnas naiste duširuumile, naiste saunadele ja muudele sellistele kohtadele, kus viibitakse alasti. Eks? Läheb, astub rahulikult sisse, võtab ennast paljaks, kõik suguelundid ripakil, eks ole, ja ütleb, et ei, mina olen naine, ma määratlen ennast naisena, võib-olla isegi habe kasvab natukene ja nii edasi. Kes see ütleb, et ei ole naine? Ise ütlesite ju, et sugu on sotsiaalne konstruktsioon, tema konstrueerib ennast parasjagu naisena ja olgu olla. Eriti, kui ta on veel riigi silmis, eks ole, muutnud ära oma isikutunnistuse, kus näidatakse, et näed, ta on naine ja kõik ja puha, et siis pole nagu midagi ütelda. Näitab isikutunnistuse ette, näete, oskate lugeda, naine, naissoost ja ongi kõik, eks. Isegi isikukood on selline, mis viitab naissoole. Lähme edasi. Artikkel 6 kohustab edendama sootundlikke poliitikaid, mis eelnevate definitsioonide valguses tähendab sootunnuste ja rollide ideoloogilist ümbermõtestamist. Ilmselgelt ideoloogilisele manipulatsioonile osutav aspekt. Lähme edasi. Artiklid 8 ja 9 nõuavad rahaliste vahendite eraldamist nende ideoloogiliste positsioonide edendamiseks mitte ainult riigi- ja valitsusasutustele, vaid ka valitsusvälistele ja niinimetatud kodanikuühiskonna organisatsioonidele. Teiste hulgas erinevad sooideoloogiat edendavad MTÜ-d ja sihtasutused. Ehk siis konventsioon paneb Eesti riigile kohustuse rahastada näiteks feministeeriumit ja Eesti LGBT ühingut ja ma ei tea, kõik võimalikke muid neid niinimetatud kodanikuühendusi, mis siis tegelevad süstemaatiliselt selle sama soo ideoloogia propageerimise ja juurutamisega Eesti ühiskonnas. No öelge, et ei ole ideoloogiline instrument.
Artikkel 12 kohustab riike propageerima muudatusi naiste ja meeste sotsiaalselt ja kultuuriliselt määratletud käitumisviisides, et juurida välja kombed, traditsioonid ja tavad, mis tuginevad stereotüüpsetele soorollidele. Seejuures täpsustamata, millised rollid tuleks välja juurida, millised mitte. Üldiselt annab sellise osutuse, et stereotüüpsed soorollid tuleks välja juurida ja selle nimel peavad riigid siis pingutama. Eesti riik muu hulgas on võtnud kohustuse selle nimel pingutada. Kindlasti kuulub aga nii-öelda stereotüüpsete soorollide hulka ka arusaam, et naistelt oodatakse ema rolli ja meestelt isa rolli täitmist. On nii? See on stereotüüpne roll. Kas nüüd siis Eesti riik on võtnud endale kohustuse ja peab välja seda juurima? Et ei, mitte mingisugust ühiskondlikku ootust ei tohiks olla, et naised täidavad ema rolli ja mehed isa rolli. Ma ei tea, siis jõudu tööle juurimaks välja ka seda stereotüüpset rolli, et mehed peaksid täitma kaitseväe kohustust. See on ka soopõhine stereotüüpne roll. Küsimus, et kas siis nii ongi? Ja toon veel ühe näite. Artikkel 14 näeb ette stereotüüpsete soorollide kõrvaldamist või stereotüüpsete soorollide kõrvaldamist läbi hariduse kõigil tasanditel, lasteaiast ülikoolideni, sealhulgas õppekavade, vabahariduse programmide ning spordi, kultuuri ja meediaprogrammide kaudu. Nii et näete, kui keegi nüüd väidab, et tegemist ei ole ideoloogilise instrumendiga, siis seda ei ole võimalik võtta tõsiselt. Ja ma arvan, et väga suur osa Eesti ühiskonnast ei nõustu sellega, et Eesti riik peaks olema kohustatud kõike seda tegema sellisel viisil ideoloogiliselt Eesti ühiskonda ümber kujundama. Ja see ongi siis üks nendest peamistest põhjustest, miks me ütleme, et sellest konventsioonist tuleks välja astuda. Nüüd tuleme selle teise peamise põhjenduse juurde. Ja selleks oli mäletatavasti siis see, et Istanbuli konventsioon ei ole tegelikult vajalik naiste õiguste kaitsmiseks. Meie väidame, et kui me astume sellest konventsioonist välja, siis naiste õigused Eesti Vabariigis ei jää mitte kuidagi vähem kaitstuks. Eesti Vabariigis on tagatud ulatuslik kaitse naistele vägivalla eest. Kui mingis aspektis ei ole see kaitse tagatud piisaval määral, siis tuleb muuta kehtivaid seaduseid sellisel viisil, et see kaitse oleks tagatud piisaval määral. Ma arvan, et siin saalis suure tõenäosusega ei viibi mitte ühtegi inimest, kui keegi ei ole oma hoiakuid suutnud kuidagi erakordselt hästi just varjata, ebaterveid hoiakuid, ma väidan, kes ei nõustuks sellega, et naisi tuleb kaitsta vägivalla eest, et Eesti riik on kohustatud seda tegema. Ja me saame kõik koos töötada selle nimel, et kui selles osas on kehtivas õiguses puudujääke, siis algatame vastavasisulised seaduseelnõud, et need puudujäägid ka ületada. Ilmselgelt ei ole selleks tarvis Istanbuli konventsiooni, et korvata Eesti kehtivas õiguses olevaid puudujääke, seda enam, et tegelikult need põhimõtted, mis kajastuvad Eesti poolt ratifitseeritud rahvusvahelistes lepingutes, tuleks nii või teisiti kirjutada Eestis kehtivatesse seadustesse sisse. Ja selle üle me võime jällegi siin täna debatti pidada, aga ma väidan, et ei jää naised kaitseta ilma selle konventsiooni liikmeks olemiseta. Nüüd ma toon teile ühe näite olukordades, mis vajaksid tegelikult meie tähelepanu, selle asemel, et lehvitada siin seda ideoloogilist loosungit, et meie pooldame Istanbuli konventsiooni, sellepärast, sest meie oleme naistevastase vägivalla ohjamise poolt, erinevalt siin näete konservatiividest, kes tahaksid luua Eesti ühiskonnas vaba voli naistevastase vägivalla elluviimiseks. See on valelik loosung ilmselgelt, nagu me teame. Aga võtame näiteks selle juhtumi, selle Nõo surmakutseri juhtumi suvisest ajast. Kas siin on meil tegemist sellise olukorraga, mida on kuidagi aidanud kõrvaldada Istanbuli konventsiooni liikmelisus? Ei ole. Ja tuletame meelde, milles see juhtum seisnes. Ma vaatan, ma panin omale selle kusagil lühidalt kirja ka, et mitte hakata pikalt rääkima. Nii. Tsiteerin iseennast, nagu ma kirjutasin ERR-i artiklis ka. Näiteks tuleks küsida, kas naiste vastu toime pandud isikuvastaste kuritegude eest on lubatav määrata tingimisi vangistusi või kas neid tingimused, mil seda lubatavaks peetakse, on piisavalt kitsalt määratletud. Küsigem seda Eestis kehtiva õiguse kohta selle Nõo surmakutseri juhtumi puhul. Just selline praktika teatavasti võimaldas hiljutisel Nõo surmaavarii põhjustajal eelnevalt oma elukaaslast pussitada,
olgugi et ta oli naist noaga rünnanud ka suvel, ilma et see päädinuks reaalse vangistusega. Kujutate ette, inimene läks reaalselt naisterahvale pussnoaga kallale, põhjustas talle vigastusi, see kõik fikseeriti õiguskaitseorganite poolt ja ometi inimest ei mõistetud süüdi sellisel viisil, et see päädiks ka reaalse vanglakaristusega. Selline on Eestis kehtiv õigus tänasel päeval. See võimaldab inimesi karistada nii, et nad tegelikult trellide taha ei lähegi. Kas see on normaalne? Kas see on normaalne? Meie väidame, et see ei ole normaalne. Kui meesterahvas läheb pussnoaga naisterahvale kallale ja põhjustab talle vigastusi, siis see ei saa päädida mingi tingimisi vanglakaristusega. See peab päädima reaalse vanglakaristusega. Vaat sellised on probleemid, millega me peame tegelema, et tagada naistele päriselt kaitse vägivalla eest. Ja jube mugav on teha niimoodi, et me lehvitame neid ideoloogilisi loosungeid, eks ole, et Istanbuli konventsiooniga me ikka näitame, et meie oleme ka ikkagi naistevastase vägivalla vastu, aga samal ajal pigistada silm kinni selle suhtes, et näete, ei muuda neid seadusi, mis siis vajaksid muutmist. Ma tõstatasin selle küsimusega õiguskomisjonis, me oleme seda korduvalt seal arutanud ja iga kord on väga leige suhtumine, muuhulgas koalitsioonisaadikute poolt. Just, ei, no ikka nii ka ei saa, et kohtutele peab jätma ikka vaba voli nagu otsustada seal vabaduse hinnata konkreetse asjaolu valguses, kas on põhjendatud või ei ole põhjendatud ja ei tule neid otsustavaid samme, et jaa, siin tuleb küll nõustuda, et siin me peame asja käsile võtma, eks. Küll aga tuleb see, eks ole, nagu tänagi, et seisame siin naistevastase vägivalla vastu, toetades Istanbuli konventsiooni. Vot nii. Ja päris lõpetuseks ma tõstatan veel ühe olulise aspekti, et need samad protestijad, kes on täna ka seal lossiesisel platsil, avaldavad toetust Istanbuli konventsiooni liikmelisusele, seisavad selle eest, et ühiskonnast tuleks välja juurida erinevad stereotüüpsed arusaamad, mis seonduvad soorollidega, siis mina ütleksin nendele protestijatele, kellest suure osa moodustavad sellise feministliku hoiakuga noored naised, et siis teate, kui tahate võrdsust meeste ja naiste vahel, ilma mingisuguste stereotüüpsete eristusteta, siis nüüd algatame seaduseelnõu ja ma loodan, et koalitsioon võiks siis seda toetada, mille kohaselt mitte ainult mehed ei pea riigiteenistust tegema 1 aasta oma elust, vaid ka kõik need naised, kes ütlevad, et nemad ei ole nõus ühiskondliku ootusega, et nad peaksid täitma ema rolli, peavad ka võrdväärse mingisuguse teenistuse läbima. Kaasa arvatud need protestijad. 12 kuuks appi haiglatesse, lasteaedadesse, koolidesse, vanadekodudesse. Neid kohti, kus saab abiks olla, on siis päris palju. Ja tahate võrdsust, teeme võrdsuse. Teine võimalus võrdsust saavutada muidugi likvideerida kaitseväeteenistust, mida vaevalt, et need inimesed isegi vist pooldaksid. Nii et siin ei tohi opereerida selliste silmaklappidega loosungitega valikuliselt nõuda seda soolist võrdõiguslikkust, valikuliselt nõuda stereotüüpsete soorollide väljajuurimist, vaid tuleb tegutseda ikkagi ausameelselt. Ja üks asi, mis mul ununes eelnevalt mainimata, rääkides sellest, et kui riik peab tagama kaitse soolisel alusel diskrimineerimise eest ja millele on juhtinud tähelepanu ka valdkonnas tegutsevad inimesed, on see, et ka naiste varjupaikadesse, kujutate ette, peaks siis tagama ligipääsu meesterahvastele, kes väidavad, et nad on naised. Kujutate ette, milline absurd, eks. Need on kohad, kuhu tulevad naised viimases hädas, kellel pole mitte kusagile minna, põgenedes vägivalla eest, lootes, et seal on siis vähemalt turvaline keskkond, aga isegi sinna siis peaks võimaldama ligipääsu mingisugustele meesterahvastele, kes väidavad, et nemad on naised. Eks sageli paigutatakse selle inimesed magama ju ühte ja samasse ruumist, igaühel ei ole eraldi tuba isegi. Ja siis naised peavad leppima sellega, et olles põgenenud vägivalla eest, nad peavad olema valmis ööbima samas ruumis võõraste meesterahvastega, kelle kohta nad ei tea mitte midagi. No totaalne absurd. Nii et kuna minu aeg hakkab siin täis saama ja ma pikemalt ei saa nendel teemadel rohkem rääkida, ma eeldan, et ma olen niigi piisavalt põhjendanud, miks Eestil ei ole vaja sellise konventsiooni osapooleks olla, siis ma tõmban siinkohal otsad kokku ja olen rõõmuga valmis vastama kõikvõimalikele küsimustele, mis teil võivad olla tekkinud. Aitäh!